ütleme, Freudenstadti vabastamine käis umbes nii nagu venelastel Berliinis. Ja juba hakati meie maja kallale kah sinna trügima ja siis saime nii palju, et need prantslastele see proua sai rääkida ära, et me oleme eestlased ja meil ei ole sakslastega midagi tegemist ja siis pandi off limits silt peale, et neil oli sissekäik, oli keelatud. Ja siis De Castris pani meid ajutiselt 2 nädalat, me olime siis Prantsuse toidu peal. Iga isiku kohta liiter veini, 1 pikk valgese leib ja siis 1 niisugune tükk kõvat marmelaadi oli. Aga siis korraga hakkasid ilmuma NKVD kodukutsujad. Kõik on muutunud, kõik on hea ja mis häda oli ju see, et Prantsuse valitsus oli tol korral selles kommunistlik partei oli võrdlemisi kõva ja oli esitatud Prantsuse parlamendis. De Gaulle valitsus pidi sellega arvestama. Ja tehti kõvat survet. Minge nüüd on, kõik on korras, nüüd saad ilusti tagasi minna. Et see Prantsuse tsoonist Ameerika tsooni või Inglise tsooni minna, see oli vastavalt pidid olema sul igasugused paberid, et sa said üle sõita. Ja mis siis oli, et siis me põgenesime Prantsuse tsoonist uuesti. Sellepärast kartsime, et prantslased saadavad tagasi. Juba nad saatsidki osa inimesi sealt tagasi. Ja kõikides tsoonides kõige rohkem eestlasi saadeti tagasi prantslaste poolt. Neid metsavaheteid mööda me siis öö otsa sõitsime senikaua, kuni saime Stuttgarti ligidale Ameerika tsooni. Läksime sealt edasi siis Esslingeni, kus koondati siis eestlasi. 1 koolimaja oli siis puupüsti eestlasi täis. Nimed voodid siin ja tekk riputati vahele, see oli jälle järgmine perekond. Ja me olime seal umbes 6 nädalat või midagi niimoodi. Ja siis ühel päeval olid Ameerika sõjaväeautod olid kolonni sees, meid laaditi peale ja sõitsime umbes 30 kilomeetrit edasi Ulmi poole ja peatasime väikses linnas Geislingen. Geislingenis oli natsidel olnud kõva kandepind, nii et selle karistuseks siis 3 linnaosa tühjendati sakslastest. Schlosshalde, Rappenecker ja Wilhelmshöhe. Ja siis oli, ja meid paigutati siis nende majadesse. Iga perekond sai ühe toa, vannituba ja köök oli ühtlaselt vanade Eesti tavade järgi hakati asja ajama. Laagri ülem oli 1 Ameerika major Poola päritoluga, kes suhtus eestlastesse väga hästi. Valiti oma laagri esindus. Meil oli oma laagri politsei. Siis tehti need toimkonnad, kes käisid metsas puid tegemas ja neid puid jagati siis laiali. Me olime siis selle UNRWA toiduplaani alusel, nii et oli toidupunkt ja sealt said siis ette nähtud kvantumite järgi, mis toitus seal oli ja hakkas kohe algkool tegelema, gümnaasium, teater, skaudid, gaidid, meeskoor, naiskoor, segakoor ja siis
veel oli rakenduskunstikool avas ka oma uksed seal. Esiteks, Saksamaa oli tol korral majandusest ka uperkuutist, linnad olid täielikult purustatud. Sakslased olid ise hädas, et omale leida küllaltki tööd ja sa olid ikkagi verfluchte Ausländer, neetud välismaalane. Ja tagajärg oli, et terve see õhkkond, mis seal oli ja võimalused, mis eksisteerisid, mitte midagi ei paistnud sealt tulu toovat.